ja mina räägin teile täna siis enda kolmandatest maailmameistrivõistlustest, kus ma siis oktoobris käisin. Siin on ka mõned pildid, et saate taustal vaadata, aga ma siis olen umbes 7 aastat seotud olnud kahe Lõuna-Eesti tantsukooliga, Võru Tantsukeskus ja Põlva meie stuudio. Ja läbi nende ma olen siis, olengi hakanud rohkem võistlustel käima ja sellest saigi siis natukene sügavam huvi, kui see mul muidu oli. Ja minu treeneriks on siis Andre Laine ja tema panigi siis ka sellel aastal kokku productioni ehk siis tantsu suurlavastuse. Ja sellel aastal oli meil siis 52 tantsijat vanuses 6–27. Ja üks tantsija oli siis ka meie teine koreograaf. Ja MM toimus siis sellel aastal Põhja-Makedoonias, kuhu me lendasime. Me läksime esimest korda MM-ile lennukiga. Tavaliselt me võtame sellise pikema bussireisi ette, aga seekord me mõtlesime, et võib-olla Põhja-Makedoonia on liiga pikk maa, mida bussiga sõita. Ja meil oli siis koos 3 tantsukooli, sest me võtsime juurde ka Tallinnast tantsugeeni ja trennid toimusid siis Põlvas ja me tegimegi tegelikult ainult 3 trenni, enne kui me maailmameistrivõistlustele läksime ja kõik olid siis 2-päevased laagrid. Ja siis siin teisel pildil on üks minu parim sõbranna, kes jäi lennukist maha, kui me sinna siis minema hakkasime, sest et tuli välja, et tema pass ei kehtinud piisavalt kaua. Ja kuna meid oli nii palju, siis meie grupp tehti pooleks ja üks minu treener oli siis ühe grupi vastutaja, mind pandi siis teise grupi vastutajaks. Ma ei tea, miks või kuidas see juhtus, aga siis ma lõpuks olin seal lennujaamas nende 6- ja 7-aastastega ja üritasin kuidagi hakkama saada. Ja siis minu sõbranna kahjuks jäi lennukist maha, aga ta ostis ka samal päeval endale kohe uue lennupileti ja lendas meile järgi, nii et õnneks väga suurt kadu või probleemi sellest ei olnud ja tantsu on otseselt ümber tegema pidanud. Ja suur lavastus, siis tantsu suur lavastus, see on siis selline tants, mis on tavaliselt kuni 8 minutit pikk, ehk siis ta jutustab mingi loo. Ja meie selle aasta tantsu teemaks oli siis viirus ja teemadega on ka alati see, et me kõik grupisiseselt ise mõtleme, mis teemal see tants võiks huvitav olla ja kuna just oli, siis hiljuti oligi kõik see koroona ja kõik see, siis me mõtlesime, et miks mitte teha viiruse teemaline tants. Ja vastaseid oli meil siis 7 ja productionid olid siis jaotatud ära 2 päeva peale. Ja meie olimegi siis võistluse viimasel päeval kõige viimased, ehk siis me esinesime ka üsna hilja õhtul. Nii et keegi meie vanematest eriti ei vaadanud seda livestreami, mis seal oli, sest see oli nii hilja. Ja üleüldiselt muidu võistlustega on alati siuke huvitav asi, et me muidugi lähme sinna esmakorras võistlema ja tantsima, aga samas sa näed ka nii palju erinevaid linnu ja riike ja siis me tavaliselt panemegi endale sinna mingid kultuursemad külastused ka, et me ei käi seal ainult niisama ringi, vaid me käime ka muuseumites ja lihtsalt üritame vaadata, kuidas selle linnad tunduvad. Ja seekord me siis ööbisime ühes hotellis, nii et see oli rohkem selline korter ja me elasime 8. korrusel ja meil ei olnud lifti, see ei töötanud. Nii et me pidime iga päev mitu korda trepist üles ja alla jooksma ja siis lõpuks esinemise päevaks kõik olid üsna valmis koju minema. Ja nüüd siis me käime natuke väiksematel võistlustel selle sama kavaga, sest me mõtlesime, et see on siis 3 aasta jooksul kõige ägedam meie enda arvates ja nii, et laupäeva hommikul kell 4:30 me siis stardimegi Leetu ja lähme vaatame, kuidas seal selle võistlusega läheb. Jah, aitäh!